Tervitus! Räägin teile täna rahakoodist. Mis asi on rahakood? Kõik me tahame raha saada ja räägitakse väga palju rahast ja edukusest ja kõik me peaksime justkui edukad olema ja rahakad aga numeroloogia abil saab teada, milline konkreetne amet sulle sobib ja kus see sinu raha siis peidus üldse on. Et olete kindlasti märganud, et teete elus selliseid asju, et justkui alguses tegevusi või siis mingit ametis oled, et kus alguses tundub, et vau, see on nii lahe, et kõik nagu läheb väga hästi ja siis mingi aeg hakkab lihtsalt kõik nagu pidurduma, energiat ei ole, soov läheb ära ja mida iganes, et see võib juhtuda sellest, et sa äkki ei teegi seda õiget asja, mida sa tegema peaksid. Ja nii ma arvan, kui ka astroloogias, numeroloogias on selliseid tööriistu, mille abil saab väga hästi inimest aidata. Mina ennast olen ainagi sellega aidanud ja pean muidugi ütlema, õnneks on teatud asjad, mida ma seal ka nagu väga õigesti olen teinud, aga alati on nagu midagi vajaka olnud, et justkui nagu midagi veel kuskilt peaks veel midagi tegema, aga väga hästi saingi aru enda rahakoodi lahti arutades. Aga räägin teile siis ka, mis see on. Et oma klientidele, kes võtavad mulle kogu selle sünnikaardi lahti arutamise, nad saavad selle rahakoodi analüüsi siis boonuseks sinna juurde. Ja muidugi on mul seal igasuguseid lisaboonuseid veel selle suure analüüsile lisaks. Et sinna tulevad, natukene võin muidugi siin valgustada, et vaatan konkreetset inimese aastakäiku, kuude liikumist, et kus kohas ta peaks oma energiaga siis liikuma, see tuleb kõik sellele analüüsile siis juurde, et kui me oleme aastas 2025, siis siit lähtuvalt siis annan talle selle skeemi veel, et kuidas liikuda, mida teha ja kas plussis ja miinuses ja mida tähele panna. Aga lähme siis rahakoodi juurde. Et nagu ühes videos ma kasutasin ka oma ühte pisikest tahvlikest, kuna veel täpselt ei tea, kuidas neid asju siin ja neid vahendeid kasutada. Siis ma näitan teile õigemini mul on siin tahvlikese peal 2 koodi ja kui nüüd see videos ei näe nii hästi välja, siis ma väga vabandan, et eks ma siis ka arenen siin natukene ja proovin välja mõelda, kuidas seda teile paremini edasi tuua. Aga siin on siis 2 koodi. Ma ei tea, kas te näete siis õigesti valesti seda, aga siin on siis 7, 3, 7 ja mis seal oli 6 ja 7 on vist niimoodi, vaata ma piilan natukene. 7, 3, 7, 8, 7, sorry, see on see ülemine. Ja siis all on siis 5, 9. No näiteks 2 koodi on siis see, nagu te aru saate. See, kus on 5, 9, kas ma ütlesin äkki 5, 8 või? Läks kuidagi. Nii, kui on koodis näiteks 5, 9, ma räägin siis nendest koodidest, kus need tulevad need numbrid. 3 esimest numbrit on väga lihtsalt ise välja arvutada. See tuleb siis sellest, et sünnipäev, kui sa oled sündinud näiteks 14. 1 + 4 on 5. Nii, sellest sa saad esimese numbri. Siis kui sa oled, mis kuus sa sündinud oled, sa oled äkki sündinud seal novembris, ütleme, see on 11, 1 + 1 on 2. See on teine number, edukuse number. Ja ütleme, sa oled sündinud seal 2002 aastal, siis 2 + 2 on 4. Et sinu esimesed numbrid on 5, 2 ja 4. Ja need 2 järgmist numbrit, need tulevad teiste matemaatiliste tehingute abil. Seda ma teile siin ei ütle. Et selleks, et teada saada, siis võite kommenteerida, mis numbrid te ise saite nendest päevadest ja kes soovib rohkem teada, siis kirjutage ka siia kommentaaridesse, et soovime rohkem teada või siis kirjuta juba mulle konkreetselt sinna numbrittekeel@gmail.com. Nii, aga hästi jooksuga räägin natukene teile nendest numbritest, mida te nüüd juba saite. Et kui te saite näiteks number 9. Jah, okei, number 9. Hakkan siis tagant 1-st 9-ni neid kuidagi arutatakse. Siin niimoodi lihtsam numeroloogia. Ehk siis number 9 on see, et sul on hästi sellised esoteerilised võimed. Sa oled selline inimene, kellel meeldib nii raha kui vaimsus. Ja sa oled selline inimene, kelle juurde paljud inimesed tahavad tulla oma muresid kurtma ja nii edasi. Ehk siis sul on tervendaja võimed. Mida sa peaksid tegema, on see, et rohkem
süveneda iseendasse. Sinu suur miinus muidugi selle juures on ka see, et sa tahad olla hästi kontrolliv. Sul on hästi oluline see, et sinu sõna peab maksma. Et maksku, mis maksab, eks ju. Aga sa pead hästi palju usaldama inimesi ja näiteks ka kodutööde juures peaksid sa andma rohkem võimalust siis kas oma mehele või naisele teha, sõltub, kes sa ise oled, eks ju, kas mees või naine. Oma teisele poolele ühesõnaga. Ja 9 on sellised populaarsed kogujad ja sellised shopahoolikud, ütleme niimoodi. Nii, kui sa said number 8, siis number 8 hästi suur selline positiivne oskus, ehk siis plussis on ta siis, kui ta usaldab teisi inimesi, oskaks delegeerida rohkem, investeeriks rohkem endasse, ehk siis 8 on rahanumber. Et rahakoodis on see, et kui sa said number 8, siis no peaks ütlema palju õnne, vaata, sa oled rahamees. Aga selle infoga tegelikult, mis sa ikka peale hakkad, et kui sa mõtled, et sul on 8 ja siis sa nüüd vihasõna tahad mulle kirjutada äkki, et kuule, et oot, mul on 8, aga miks ma miljonär ei ole. No vot siis sellepärast, et äkki sa liigud miinuses, et ei usalda oma võimeid, ei usalda teisi inimesi, ajad juuksekarva lõhki, otsid vigu seal, kus vigu ei ole, süüdistad teisi inimesi rohkem ja nii edasi. Ehk siis 8 liigub raha rohkem siis, kui ta investeerib iseendasse, mitte oma lähedastele, seepärast, et 8 on komme hästi palju oma kõik ümbriskaudselt inimesi aidata, eriti oma lähedast partnerit. Aga iseendasse peab investeerima. Tegelikult number 8 peaks olema iseendale tööandja ka. Vot. Number 7. Number 7 on selline huvitav tüüp, kellel ka raha päris hästi liigub, kui ta oskaks ainult sellega peale hakata kuidagi moodi. Ehk siis number 7 on niimoodi, et tal on nagu 1000 miljon mõtet, tal on projektid kõik peas valmis ja ta tegelikult isegi nagu umbes otsast lõpuni on tal projekt peas valmis, aga ta ei tee mitte midagi. Ta võib lihtsalt unistada kogu aeg ja number 7 on selline oskus, nii näiteks ka nagu number 9, et ta võib lihtsalt sulguda endasse ja lihtsalt nagu mõtiskleb, kogu aeg unistab nagu ja jääbki unistama selles suhtes, et rong liigub edasi, juba keegi teine tema mõtte lihtsalt realiseeris ja ongi kõik, game over. Ehk siis 7 on ka see komme, et ta on lihtsalt selline väga laisk ja miljon mõtet on peas. Kuidas 7 areneb, on see, et kui ta tunneb inspiratsiooni, et ta peab tegema, ta hakkaks kohe tegutsema. Sport on väga oluline 7. Siis see, et 7 peab ka kolima, number 7, jah, kes sai endale. Et see tähendab seda, et sa peaksid liikuma ühest kohast teise. Ehk siis kui sul on näiteks number 7 seal nendes numbrikombinatsioonides, siis üsna suur tõenäosus on, et sa oled enne 33 aastast, siis sa oled selles vanuses on ju, siis enne seda sa oled kolinud ühest riigist teise, ühest külast teise või ühest linnast teise. Et üldjuhul see on nagu mingisugune kvanttüppe, mida tehakse. Ja see on 7 omane. 7 mitte mingil juhul ei tohi oma vanematega elada. Nii, kui sa said number 5. Number 5 on siis see lugu. Teate, miinuses 5 on targutajad. Andke mulle väga andeks. Eriti puhtad 5. Ja 5 on selline lugu, et 5 tahavad kogu aeg õppida. Nad justkui pole üldse valmis. Nagu, ma teen selle koolituse ära, vot siis. Ja siis jälle vot siis. Tegelikult 5 on sellised tüübid, kes teavad juba väga palju ja on õppinud väga palju. Ja nad peaks tegelikult oma seda teadmist edasi andma. Vot, sellised lood on teiega. Ja 5 on muidugi see üks paha lugu, et no kas see on nüüd paha, ma ei teagi, kas see on paha, aga ütleme niimoodi, tal on ka nagu mitu projekti tules. Ma arvan siiski, et see on äkki vist natuke negatiivne sellepärast, et ta ei vii mitte ühtegi projekti lõpuni. Et ta aitab seda, siis ta teeb seda, siis ta on kuskil laval laulab ja siis ta on üldse mingisugune firma omanik ja siis ta ei delegeeri mitte kellelegi midagi, siis ta tahab kõik asju nagu ise teha. Tema kaasana on sul arvatavasti väga selline segadus ja sa ei saa aru nagu, et oot, sa alles tegid seda juba, sa teed midagi muud. Nii, lähme number 4 juurde. Siis enne kui ma veel 4 räägin, siis palun pange kommentaarid, kas tundsite ennast kuskil ära. Ja kui nüüd nagu üldse ei tundnud ära, siis öelge ka, et kuule, see on täitsa jama, mis sa siin räägid. Ja kui tundsite ära, et no näed täpselt, vot minu kaaslane ongi selline. Või siis sa nagu mõtled, et apikene, see olen ju mina. No vot, pange siia kirju, see on nii huvitav. Mina olen ennast juba ammu läbi lõhki ära arutanud, kes ma olen, et vahest on küll niimoodi, et kohe piinlik on lugeda enda kohta. Noh, tõde on tõde. Kõige parem on ise endaga tuttavaks saada. Nii, number 4.
Number 4 on siis sellised asjad, teate, naised, kui teil on seal number 4-sid palju, siis te olete kindlasti sellised rohkem mehelikud, jalad maas tüüpid. Number 4 on esiteks kaaslasena, kui sa oled sündinud, no ütleme, esimene rahakoodi number on number 4, siis sa oled üks kõige truum kaaslane üldse, kes olla võib. Sa pühendud täiesti perekonnale, sa aitad oma lähedasi, sa võid ennast lihtsalt ribadeks sikutada, kui sa oled kuskil tööl kellegi alluvuses, siis sa oled lihtsalt kõige truum töötaja üldse, kes olla võib. Sa võid teha ületunde ja mida iganes, aga selles suhtes, et ei tasu ja muidugi uhkust selle üle tunda, seepärast, et see on tegelikult väga suur miinus, mida sa endaga teed, sest sa võid ennast täiesti puruks joosta. Et soovitan väga palju siin iseendasse vaadata ja õppida ütlema ei näiteks. Ja mis siin number 4 on hästi soovitav, tegeleda spordiga. Ja kui sa oled naine ja sul on 4-sid palju, siis soovitan väga tegeleda loovusega, oma naiselikkusega. Nii, lähme number 3 juurde. Number 3 on sellised, kui sa oled nüüd mees ja sul on 3-sid palju, siis sa oled selline naiselik. Sa isegi kõnnid natuke naiselikult. Selline puusad teevad jonks ja jonks. Aga sinule siis näiteks mees, kellel on palju 3-sid, soovitan mehelikkust rohkem harjutada. Käia kuskil mingisuguses spordiringides, kus kohast saab nagu mehelike spordialadega tegeleda. 3 on selline, et ta tahab olla siin hästi iseteadlik, kõike teada ja selline, kusjuures see ei ole paha ega see ei ole hea, selles suhtes, et sa võiksid olla väga hea blogipidaja, oma kogemusi jagada ja te peaksidki seda tegema. Ja oota, mis see number 4? Mul oli selline tunne, et ma vist äkki ei öelnud, et mis number 4 peaks tegema. Number 4 siis tegelikult on väga hea, jah, käsutäitjad oli, aga ta peaks olema ise endale tööandja. Ehk siis kas ta on siis FIE või firmajuht, mida iganes, ja tal peaksid olema alluvad. Number 4 on väga head, need, kuidas ma ütlen, mingid ehitajad, loovad, nad on hästi palju ideid tuleb neil kogu aeg nagu välja, aga nad ei pea kõik ise tegema. Nendel on see kalduvus, nad tahavad kõik ise teha. Nii, number 3, jah. Hakkab puteldama peas natukene. Nii, number 3. Ma nüüd ei kasuta spikrit üldse. Praegu täiesti kogemustest, mida ma olen nüüd inimestena analüüsi teinud, et ehk siis kommenteerige, kui te nüüd tunnete, et täiega puusse läheb. Et praegu panen, see on nagu üks eksam praegu mulle. Ehk siis number 3 on väga head blogipidajad, nad tahavad olla laval. Kui ta isegi ei ole laval, siis ta tegelikult seesmiselt väga tahab. Ja nad on sellised natukene teesklejad tüübid ka, nad näitavad kõigile, et justkui on hästi, kõik on mega hästi, aga ise seesmiselt on tegelikult väga haiged. Mul on selline tunne, et ma vist äkki number 6 ka ei rääkinud. Okei. Nüüd mul tundub, et ma nagu lipsan kogu aeg ühes kohas täis. Nii, lähme nüüd number 2. Number 2 on sellised, kuidas ma ütlen, nad on väga head töötajad ka. Nad on hästi loomingulised, nad on väga head käsutäitjad. Ehk siis number 2 ma soovitaksin olla näiteks kas mingi parem käsi. Kuskil kõige parem ta võiks olla muidugi ettevõtjana ka. Ta on hästi loominguline inimene. Ja tal on väga palju esoteerilisi võimeid. Ehk siis teate, teie peas on täiesti olemas kogu kosmos või, kuidas selle kohta üteldakse, kogu raamatukogu. Te teate, teil on hästi hea intuitsioon, nagu mega hea. Kui te olete kuskil seltskonnas, kus te ei tunne inimesi, siis te olete vahest tajunud ka seda, et sa nagu justkui saad aru, mis seal toimub. Aga sa ei saa aru, miks sa sellest aru saad. Eriti kui sa oled veel puhas 2 ja kui sa oled sündinud veel 20. päeval, et sellised. Kui sa oled sündinud juba 11, et siis seal on natukene teist energiat sees, aga ikkagi sa oled väga hea esoteerik ja pigem siis 2 on hästi sellised nunnud. Nad naeratavad hästi. Nad on sellised, nad lähevad, kuidas nad ütlevad. Eriti kui on väiksed lapsed number 2, siis nad lihtsalt saavad kõik, mis nad tahavad. Nad oskavad kohe niimoodi meelitada. Nii. Ja nemad peaksid olema jah ettevõtjad selles suhtes, peaksid olema tegelikult esoteerikud, teiste inimeste aitajad, väga psühholoogid oleksid nad. Nii, lähme number 1. Number 1. Ai, teravad pliiatsid. Jah, siis ütleme, kui sul on 1-sid seal hästi palju, siis tegelikult sa oled selline imperaator. Tuli, nägi, võitis. No ühesõnaga müts maha teie ees, sellepärast, et te kui midagi otsustate, siis te lihtsalt viite sellega, no kas nüüd päris lõpuni, seda ma ei tea. Aga te lihtsalt lähete täie rinnaga nagu ees ja teie muidugi üks väga suur omadus ja vajadus, mida te tegelikult peaksite tegema, on see näitama ennast, mida te teete. Ideed tuua teistele,
teatavaks teha, enda järgi inimesi vedada, siis see on ka teil nagu üks väga hea oskus ja te peaksite tegema. Teil on muidugi see lugu, et te ei usalda mitte kedagi. Ja samas te kardate lava. Number 2 ka näiteks kardab lava. Number 3 näiteks kardab väga blokimist. Ja näiteks naised, kellel on number 1-sid väga palju, siis te olete sellised, võite olla tigedad tikrid seal kodus. Ehk siis kui teil satub olema näiteks mees, kes on veel number 6 või number 3, siis neil ei olegi seal eriti sõnaõigust kodus, ma arvan. Nii, ja ma ei mäleta, kas ma 6-st rääkisin või mitte, aga ma räägin siis, mul on mingi selline tunne, et ma ei rääkinud. Number 6 on hästi loovad numbrid. Et teil on ilu hästi oluline, ehk siis te hindate ilu enda sees, enda väljas, teil meeldib kõik, kui kodus on hästi ilus, teile meeldib harmoonia, armastus, siis hästi pehmed ja armsad inimesed olete. Aga kui te olete negatiivses laines või kuidas ma ütlen, siis te olete sellised, teile meeldib väga teisi taga rääkida, siis te olete siis hästi kavalad rebased. Ja sellised, kuidas ma ütlen, te isegi mitte justkui ise ei taha nagu teistele halba, aga läbi kellegi kolmanda isiku nagu keerata selle niimoodi, et võt see inimene saab kohe selle oma kättemaksu. Et kas see number 6 siis on õige või mitte. Aga teate, number 6, et teie raha liikumine liigub seal kõige paremini, kui te panustate mingisugusesse ilualasse. Issand, nüüd on küll väga keeruline sõna tuli. Aga kõik, mis on seotud nagu iluga, siis naiste puhul, eks ju, meeste puhul samamoodi, nad võivad olla juuksurid või mingid disainerid või mingid sellised asjad, sellise ameti peal. Nii, ja kui ma isegi 6 nüüd 2 korda rääkisin, siis saate kuulata 2 erinevat versiooni. Kui teil nüüd tekkis mingisuguseid küsimusi, ja ma praegu vaatan oma tabelit siin kõrval, et ma pean natuke nuputama, kuidas seda paremini näidata. Kui kellelgi on muuseas ideid, võite kommentaari panna, et kui ma tahan nüüd midagi sellelaadset näidata siin, on ju, ma arvan, et te näete tagurpidi. Andke teada, kuidas seda ilusti õiget pidi teha, nii et te näeksite. Mul praegu blondi pea ei võta seda. Vaat. Aga küsimuste korral pange jah siia kommentaarid. Aitan nii nagu suudan selles suhtes ja kui te tahate juba seal rohkem täpsemalt teada saada, siis nende 2 järgmise numbri kohta ma nüüd rääkisin, et kuidas te saate välja arvutada need 3 numbrit seal. Aga need õnnenumbrid on ka näiteks, ütleme see ülemine kood, siis on minu kood tegelikult, see on 73787 ja teate, mul on juba lapsepõlvest peale, ma teadsin millegipärast kuskilt, ma ei tea miks, et minu õnnenumber on 7. See oli küll hästi utoopiline number minu jaoks, siis ma ei saanud nagu üldse aru, miks. Nüüd ma saan väga hästi aru ja mul on seda 3 tükki ka. Ma olen seda ikka väga põhjalikult uurinud. Ehk siis see, kes soovib näiteks korralikku põhjalikku rahakoodi, kirjutage mulle numbritekeel@gmail.com. Kirjutan sulle tagasi, kuidas sa selle saad ja nii lihtsalt ongi. Käige, jälgige meid Facebooki grupist, Numbrite Keel ja Instagramist ja TikTokist ja aitame nii palju kui võimalik. Mul on juba väike meeskond, kes mind aitab nendes osades ka ja kommenteerige siia, kas tundsite ennast ära. Aga tšau, paka!